Pulitzeriga pärjatud The Wall Street Journal nüüd eesti keeles. Telli ja loe reklaamivabalt postimees.ee/pro. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, alustab digitund sel nädalal nagu igal nädalal ja me räägime tehnoloogia uudistest ja põnevatest teemaarendustest. Sel nädalal Henrik Roonemaa ja Hans Lukas on saatejuhid teile nagu ikka. Ja mida me räägime siis 11. oktoobri digitunnis? Me muidugi alustame võib-olla viimase nädala sellisest väiksest tehnikaveast, mis kujunes kogu planeeti värisema panevaks sündmuseks ja see, et Facebook oli maas. Miks ta oli maas, kaua ta oli maas, kes on süüdi ja kuidas meil Facebookit elada saame, sellest me räägimegi. Ja me räägime natukene ka Windows 11, mis tuli välja, sulgudes ei tulnud välja ja siis järgmistes sulgudes no võib-olla tuli välja. Ja siis on meie saatesse tulemas 2 külalist, 2 inimest, kes teavad Eestis ilmselt kõige rohkem selle kohta, mida teie telekast vaatate, miks te tahate telekat vaadata ja kuidas on teile kõige parem telekat vaadata uutest digiboksidest Telia ja Elisa näitel ja televisiooni olevikust ja tulevikust räägime saate teises pooles. Digitund hakkab pihta ja me ei olnud vist hetkegi vaja mõelda meil, kui me võtsime eelmist nädalat kokku tehnoloogia sündmuste poolest, mis olid kõige suurema mõjuga ja olime kohe nõus, et see ilmselt oli eelmise nädala esmaspäeval Eesti aja järgi toimunud Facebooki teenuste katkestus. Ja see toimus umbes nii, et Eestis oli see juhtus õhtul, hakkas kõik see pihta, aga nende koduturul Ameerikas muidugi oli see veel eriti ootamatu, sest siis oli just seal tööpäev ja päev nagu alanud, kui järsku oli seis selline, et Instagram ja WhatsAppi teenused lihtsalt ei uuendanud ennast või ei saanud serverist uusi andmeid. Facebook aga oli täiesti nagu polekski olemas olnud. Facebook oli maas. Ja kes oli muide väga kaval ja nutikas ja läks vaatama internetti, ma tahaks registreerida omale uue domeeni, veebiaadressi, siis sai nii mõnigi teenusepakku ütles talle, et facebook.com on saadaval, palun osta ära ja registreeri endale facebook.com. Kas keegi üritas ka seda või ei ole lugeda olnud, et keegi oleks seda läinud tegema? Selle eest oleks vist väga palju raha pakutud. Ühesõnaga väga korralik katkestus oli, mis kestis siis kokku vist, ma ei tea, 6 tundi või? Kaua see oli? Rohkem isegi, jah. No, ja mis siis juhtus? Ma arvan, et see, mis juhtus, minu meelest võiks selle nagu jagada 2. Et väga lihtne ja kiire on öelda ametlik Facebooki selgitus, mis on see, et tehti konfiguratsiooni viga. Internet koosneb serveritest, ruuteritest ja nii edasi. Ja keegi tegi näpuka ja näpukas oli seekord väga põhjalik. Lisaks sellele, et see Facebook, mida meie näeme, võeti maha, kukkus maha ka see Facebook, mida Facebook ise kasutab, ehk nende mingisugust e-mailid ja kuni kontori ruumidesse sissepääs ja ühtlasi ka siis serveri ruumide kaughaldusteenus vähemasti mingis osas, mis tähendab, et virtuaalses maailmas tegutsev firma avastas, et nad peavad hakkama tegutsema nüüd füüsilises maailmas ja leidma inimesi, kes sõidab kuhugi kohale ja parandab selle vea ära ja see kõik võttis aega. Aga see on, ütleme, suur viga ja ei ole kindlasti igapäevane asi, et Facebook on 6,5 tundi maas. Aga teistpidi see ei ole minu arvates mingi erakorraline sündmus. E-teenused on enne maa käinud, käivad edaspidi maas ja selle saate eetris oleku ajal on ka kindlasti mõni e-teenus kuskil maas. Ma küsiks sinu käest, Hans, kas meil on mingit põhjust uskuda, et see Facebooki ametlik selgitus on kuidagi vale või et kas siin üldse tasub nagu edasi kaevata, et äkki oli ikka mingi rünnak või mingi muu jama? Ma arvan, et ei tasu kahelda, kuigi väga palju kahtlejaid tuli välja. Oli, just. Eriti palju Ameerika turul, kus neil oli just enne ja pärast oli, seal oli tohutult skandaalne, kogu aeg on skandaale neil, aga siis oli just väga skandaalsed intervjuud, tunnistuste andmised valitsuse ja rahvaesindajate ees, aga Facebook ise avaldas tehnilise järelselgituse, kolmandad osapooled, suured internetiteenuse pakkujad ja need, kes hoiavad nagu interneti selgroogu püsti,
näitasid omalt poolt tehnilise ülevaatega, kuidas põhimõtteliselt kadusid ära. Sisuliselt tehniliselt juhtus see, et Facebooki siis andmekeskused võtsid tagasi need juhised, kuidas nendeni pääseb. Ja justkui virtuaalne teekond sinna kadus ära ja keegi ei pääsenud enam sinna. Ja maja oli püsti, aga teed ei läinud enam. Just, lihtsalt kadus ära ja tundub kõik, et see täpselt nii oligi. Et ei olnud mitte mingi rünnak või mingi pahatahtlik teguviis, vaid see oli nendepoolne viga. Ja väga räme viga, sest et üle miljardi kasutajaga teenus 6 tunniks maha võtta, see on jube. Aga ilmselt seda juhtub, nagu sa ütlesid. Minul oli suureks üllatuseks see, kui suurt elevust see tekitas inimestes üle maailma, kaasa arvatud Eestis. See oli mingil hetkel vaata, et number 1 uudis riigis ja võib-olla mõnel teisel ajal ma saaksin sellest paremini aru, aga praegu meil toimub igasugu asju, eks elektri hind käib üles alla ja valimised on ja Tallinnas on jalgrattateed punased ja kõiksugu asju juhtub Eestis, eks, et ei ole nüüd päris nii, et me istume siin ja mitte millestki kirjutada ei ole. Et järelikult see Facebooki maasolek pidi tabama inimestes mingit närvipunkti. Ja ma ei saanud täpselt aru, mis see närvipunkt on, et lihtne seletus on see, et kõikidel inimesed ei osanud midagi siis oma eluga pihta hakata, et infovahetus oli halvatud, Facebookis ei saanud käia, keegi ei teadnud midagi, aga ma ikkagi päris seda ka ei usu, mina ei usu, et Facebooki roll oleks inimeste eludes nüüd ikkagi päris nii keskne, et kui Facebook mõni tund maas on õhtul, et siis sul hakkab juba paanika meeleolu tekkima, et kas maailm on püsti. Mina seda ei usu, ma ei tea, kuidas sinuga on. Mina pigem usun, ütleme ei liialda muidugi, et paanika meeleolu, aga need väiksed terakased on kuhjunud suurde unnikusse, et nii kõik võimalikes kanalites on Facebook oluline, et selle äraolek on väga suur auk. Et ma ei räägi ju tegelikult sellest, et ma ei saanud minna profiili või oma uudiste voogu sõprade või vaenlaste uusi postitusi lugema, vaid küll kurtsid inimesed, et oi, minu e-poe klienditeenindus ei tööta, sest see toetub Facebookile, et kõik käib selle kaudu. Kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis kas mitte ei olnud keegi meie riigipeadest just välisvisiidil, valitsuskommunikatsioon poliitikutel käib läbi Facebooki, midagi ei saanud postitada inimestele öelda. Erasektor, avalik sektor, kõik võimalikud kanalid toetuvad Facebookile ja muidugi ka WhatsApp, inimeste vaheline otsesuhtlus, see ei toiminud, on ju. Ja Instagram, ma ei oskagi öelda, mis sotsiaalmeedia see on. Et tundub, see tähelepanek on sul õige jah, et see tekitas väga palju elevust ja see on märk selle kohta, et võib-olla see oli selline äratuskell, et suured platvormid on tõesti väga suured. Julgeks Facebookiga võrrelda ainult veel Google'it ja Microsofti, mille tõrge tekitaks nagu nii suurt sellist puudumist, et kui 6 tundi on need ära, siis see on ka nagu lausa üldrahvalik probleem on ju. Vaat kui Google oleks maas terve päeva, siis sellest, ütleme selle õnnetuse ulatust ma kujutaksin ka tõesti isiklikult ette, et minu jaoks on Facebook ikkagi väga selgelt selline meelelahutusväärtusega teenus. Välja arvatud võib-olla Messenger, mida ma ikkagi suhtlemiseks päris palju kasutan, aga Google on selgelt oluline teenus minu jaoks. Et võib-olla ma ise siis vaatan seda interneti kuidagi läbi kõverpeegli, et äkki see Facebook on kuidagi olulisem inimeste jaoks, kui ma oleks arvanud. Sest ma ise nagu jõudsin mingisuguse tulemuseni, et võib-olla inimestel just, et need suured kuulamised olid seal enne seda mahakukkumist oli ju eelmisel päeval USA's olnud suur vilepuhuja paljastus populaarses telesaates 60 minutit. Siis oli see mahakukkumine ja siis vist kohe järgmisel päeval see sama vilepuhuja läks ju USA kas vist kongressmenide ette aru andma, et mis vileta siis ikkagi puhus ja mis seal Facebookis toimus. Et neil oli selline 3-päevane suur meediasündmus Facebooki jaoks, et iga päev toimus midagi ebameeldivat. Ja siis mul tekkis tunne, et äkki inimestel on nagu hasart, et selline suur võitmatuks peetav hiiglane natuke lõi nagu kõikuma. Ja kas, et sa vaatad nagu nüüd kõrvalt, et kuhu poole, kas tuleb maha ja kuhu poole see prantsatab? Jah, aga mul tundub ka, et siin on palju sellist USA kesksust, et see, et
keegi Ameerikas vilet puhus, seda teadsid ikka inimesed, kes ikka väga tahtsid teada, mis Facebookiga toimub ja samamoodi see vandenõuteooria, mis Ameerikas levis, et vilepuhuja käis tunnistamas ja nüüd Facebook pani igaks juhuks kinni, et juhtida tähelepanu ära sellest vilepuhumiselt, vaid hoopis rääkida, et kui tähtis me oleme inimestele, et peale 200 miljoniga või natuke rohkema elanikuga USA tegelikult on Facebook kogu maailmas ikkagi nii domineeriv platvorm, et nad muidugi tahtlikult sellist asja ei teeks, oleks mõeldamatu. Mina ikkagi arvan, et see jah, ei tea. Ma hakkan ka nüüd juba mõtlema siin juhtu kuulates. Mitu korda ütled, et ei juhtuks ju ja siis hakkad mõtlema, et juhtub. Jah, et mine tea. Aga ma arvan, teeme pausi ja siis ma tahaks esitada küsimuse nii endale kui sulle, et kas ja mida me sellest kõigest järeldama peaksime? Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi, Ants Lõugas, Henrik Roonemaa lahkavad nädala uudiseid ja suurim uudis oli see, et Facebook kukkus maha ja oli 6,5 tundi maas, kui mitte rohkem. No kas sellest on midagi järeldada? Ma vaatasin, Eestis ilmusid ka artiklid, et me kasutame seda Facebooki, eriti avalik võim, poliitikud kasutavad seda väga iseenesest mõistetavalt nagu teavituskanalina, et esimese asjana üldse pannaksegi igasugu teated nüüd juba Facebooki, et mujale ei pandagi ja et see on selgelt, nagu me nägime, et see on nagu selgelt ohtlik, aga mul on kuidagi raske sellega ka kahel käel nüüd nõustuma kippuda. Mulle tundub see olukorra nagu üledramatiseerimisena, et see, et Facebook ei ole ju võitnud mingit riigihanget Eestis, et peaministrid ja ministrid just sinna peaksid postitama oma... Oleks päris vahva, kui nad esitavad pakkumise riigihankel. Meil saab 0 euroga, saab miljardi inimeseni. Just, aga et see on ikkagi nende enda vaba valik olnud ja mulle tundub, et see võib-olla pigem on mitte isegi niivõrd nagu infokanal nende poliitikute jaoks, kuivõrd ikkagi selline turundus ja kommunikatsioonimine, selline brändingu ja silmapaistmise kanal ja kui mõni minister või mõni muu poliitik ei saa 6,5 tundi silma paista, siis minu arust ei ole tegemist suure riikliku õnnetusega, millest me nüüd õudselt õppima peaksime. Ja eks ma arvan, et seal vahe on selles, et üks on nii-öelda, kas meil on riiklik sõltuvus sellest Facebookist ja kaasnudest kanalitest, et pärast nende ärakukkumist on midagi nagu päriselt katki Eesti riigis või tööta. Seda vist ma olen sinuga nõus, et sellist olukorda ei ole. Ja teine asi on see, et me kõigil on nagu mingid sisseharjunud ja kätte õpitud rutiinid ja viisid, kuidas me oma elu elame ja kuidas me infot saame, jagame ja suhtleme. Ja see oli äratuskell, kuidas nii palju rutiine käib läbi Facebooki teenuste. Ja ükskõik, et ma tahan juuksuri salongi aega, mida lahti on vaadata või rääkida inimestega või vaadata mingit huvitavaid postitusülega õhtuks. Kõik ei tööta, miski ei tööta, et helistaks sõbrale või kirjutaks WhatsAppis, see ka ei tööta. Facebookil oli kindlasti märk sellest, et nad on ikka väga-väga edukad. Nad on nii tsentraalse koha võtnud meie keskel. Ja muide inimesed ju tegelikult päris palju oli ka neid, kes ütlesid, et halloo, et see oli teile suurepärane näide sellest, kui teil võttis käed värisema esmaspäeva õhtul, siis on aeg teha ikka endale selline väike võõrutuskuur või puhastuskuur Facebookist, et mitte ärge oodake seda katkestust, vaid võtke teadlikult, ma ei tea, päev või nädalavahetus kas või Facebookist või telefonist vabaks ja äkki saate aru, et kui palju sellest sõltute, et ta oli õpetlik selles mõttes. Ja võib-olla mõne inimese jaoks on tõesti olukord selline, et kui Facebook maha kukub, siis instinkt minna selle kohta infot otsima Facebookist. et siis tekib tõesti võib-olla lootusetuse tunne. Aga selles mõttes ma olen nagu nõuseks, et mida rohkem ettevõtted oma kodulehti kinni panevad ja suunavad Facebooki, mida on ju ka Eestis, ja mida rohkem ei arenda muid kommunikatsioonikanaleid ja paneme kõik mugavad Facebooki, siis see võib tekkida nagu ohukoht, aga mulle tundub, et kui Facebook on 6,5 tundi maas, et siis tegelikult see on ikkagi mõõtmatult suurem probleem Facebooki jaoks kui Eesti ühiskonna jaoks, et me mõnele poele nagu ligi ei saa või midagi sellist, et kui ma mõtlen sellest, et Facebook teeb kõik endast oleneva ja veel kuhjaga pealegi, et sellised asju mitte kunagi ei juhtuks või võimalikult harva juhtuks, sest nende kahjud võisid ikkagi väga-väga suured olla. Just, ja kui lihtsalt mõttemäng, et kui seda juhtuks nüüd veel lähiajal palju kordi, seda ei juhtu kindlasti, ma olen nõus, aga ütle ka mõttemäng, et see katkestused muutuvad sagedaseks või
siis on selge ju, et otsitakse teised kanalid, et tühja kohta keegi ei salli, et kui see teenus ei tööta, siis tulevad muud asemele. Ja jumal hoidku veel, kui inimesed avastavad, et sealt ei ole midagi lugeda, aga noh, selle tõdemuseni läheb veel aega. Räägime teisest USA suurfirmast, Microsoftist. Kas sinul on Windows 11 juba installitud? See tuli välja 5. oktoobril, juba eelmisel nädalal. Jah, Windows 11 on ametlikult nüüd väljas. Mul ei ole, vist ei tule ka, sest mul on vist üks Windowsiga arvuti, aga nagu Windows 11 on sihitud väga sellisele kitsalt uuele riistvarale. Minu arvuti seda ei toeta. Ja kui te ostate nüüd uue arvuti, siis te peaksite saama uue Windows 11 või kui poes on seal sees veel Windows 10, siis te peaksite saama üsna ruttu Windows 11 või oma koduarvuti, mis on vähegi uuem, kus läbib selle tiheda sõela, siis peaks pakkuma Windows Update, tavaline tarkvara uuendus, ütleme teile, et kuule, 10 saab nüüd 11, palun paigalda see ära. Ja paljud on küsinudki, et kas seda võiks siis teha või mitte, aga kuidas sinuga on, kas sul on Windowsi arvuti ja panid peale 11? Mul on üks Windowsi arvuti, üks Maci arvuti, mis on sellises tihedamas kasutuses ja igapäevases töökasutuses ja ma üritasin seda teha, jah. Ma olen ikkagi vanakooli inimene, mul on ise ehitatud Windowsi arvuti, aga suhteliselt uus, ma arvan äkki isegi tänavu ehitatud, võib-olla eelmise aasta lõpus. Ja ma pidin siis käima alla laadima igasuguseid tarkvara uuendusi ja lülitama sisse mingid turvamooduleid ja tegema igasugu trikke, sest muidu see Windows oli kuri ja ütles, et minu arvuti ei sobi üldse mitte uue Windows 11 jaoks. Aga ka siis, kui ma kõik ära tegin ja see Microsofti enda rakendus teatas, et nüüd on su arvuti tõesti sobiv, siis mulle Windows 11 ei pakutud ja kui ma hakkasin uurima, et kuidas siis nii. Kas mingi põhjus ka või? Põhjus on, ja seda põhjust mulle otseselt see äpp ju ei ütle, aga nii palju kui ma aru saan, siis põhjus on selles, et Windows 11 ilmus, aga ei ilmunud ka. Nimelt ta ilmub väga pika aja jooksul ja väga aeglaselt. Microsoft on lausa ametlikult öelnud, et üleminek saab olema aeglane, see on kuude pikkune protsess ja esmalt tulevadki nad välja uute arvutitega või siis need arvutitele, mis umbes praegu poes on. Kuidagi nad ise jagavad seda, et millised saavad uuendatud ja võib juhtuda, et mina saan alles kuskil järgmise aasta keskpaigaks või nad on sellise tärmini pannud, et kõik et viimased arvutid siis peaksid siis saama põhimõtteliselt rohkem kui poole aasta pärast Windows 11. Ja ega ma eriti ei kurvasta ka, sest nii palju kui ma vaadanud olen, siis ta on toredam, uuem ja ilusam näeb välja küll, aga ega neid sisulisi muudatusi seal on ikkagi vähe tavakasutaja jaoks. Et eks ma siis ootan edasi, kuni Microsoft tunnistab mind vääriliseks. Ma arvan, et sul on õigus, et võib-olla sa nagu ei jää paljust ilma, et kui sa nüüd kohe ei saa. Et selline järk-järguline uuenduste laine on tegelikult ei ole uus asi, et mitte üle koormata võib-olla ei uuenduse pakkujad kui ka sellist abiliini, et kui sul midagi näiteks valesti on, siis äkki järsku miljonid inimesed hakkavad kirjutama, et kuule, mul see ei tööta, vaid et sa järk-järgult lähed üle. Aga kui kellegi arvutis nüüd Windows 11 tundub, et on tulemas, või vähemalt siis arvuti pakub, et näed, sinu arvutile sobib ja see on tulemas. Siis ma ei tea, mis me ütleme, minu arvates on küll igati mõistlik see uuendus ära teha ja peale panna. Isegi kui seal alguses on mingisugused asjad, mis tunduvad nagu ei ole mugavad või käepärased, nagu kõige kuulsam on siis nurgast keskele nihkunud startmenüü, siis tegelikult saab selle tagasi nurka panna, et need ebamugavused välja lülitada, mis põhiline, ta toob sulle nagu Windows operatsioonisüsteemi ja Microsofti teenuste kõige nagu uuemad ja parimate turvapaikadega versiooni, et tasub ära teha ikkagi, et on minu arvan. No ma arvan, see jääb sinu südametunnistusele, kui järgmises saates on meil palju kirju inimestelt, kes ütlevad, et kuulasin seda lõugast, tõmbasin uue Windowsi ja nüüd mul mitte miski ei tööta. Siis me saame öelda, et kahjuks uue tarkvaraga on alati niimoodi, et võib juhtuda, et mõni asi ei tööta, nüüd peate ootama, kuni Microsoft selle korda teeb. Ja mõningaid asju muide on ju välja ka ilmunud, et eriti need, kellele meeldib arvuti mänge mängida, et seal on teatud uued tehnoloogiad, mis võivad olla sisse lülitatud, mis tõmbavad 5 kuni isegi räägitakse numbritest seal 20% arvuti jõudlust maha ja mängurile on see väga suur õnnetus.
Neid tehnoloogiaid saab välja lülitada, aga on jälle sebimist, et on mida teha ja on mida kuskilt otsida. Aga ma olen põhimõtteliselt ka selle poolt, et see on ikkagi asi erinevalt nüüd Windows 10-st, see Windows 11 on see, mida Microsoft kõvasti arendab, eks. Et see on see rong, mis läheb edasi ja millalgi tõenäoliselt on mõistlik sinna kolida. Nii, ma arvan, me peaksime tegema siia pausi ja siis me läheme edasi teleteemadega ja küsime, et kas see, et meil on nutiteler ja nutiboks ja nutiseade ja igal pool on mingi telepilt ja igal pool on justkui nagu midagi, aga mitte kogu pilti, kas see ongi normaalne ja mis saab edasi? Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, meie digitund läheb nüüd edasi ja me räägime tänases saates jätkuvalt järgmiselt räägime nüüd 2 külalisega digitelevisioonist, digiboksidest, üldse televisioonist. Ja meil selleks 2 inimest külla tulnud, kes võib-olla Eestis selle kohta kõige rohkem võiksid teada üldse. Need on siis Karl Anton, Telia teleteenuste valdkonna juht ja Elisa teleteenuste valdkonna juht Silver Soomre. Nii et tere Karl, tere Silver. Tervist. Tervist. Mõtlesime, et kust otsast seda alustada ja ma tegelikult tahaksin võib-olla teilt korraks üle küsida selle, et mõlemalt alustame siis järjekorra mõttes Karlist, et mis on tänapäeval digitelevisioon, hästi konkreetselt öeldes on näiteks Telia pakub digiboksi, siis ta pakub digiteenust, mis ei ole seotud digiboksiga ja siis pakub veel eraldi kanaleid, et kas need kõik 3 asja tänapäeval on üks või on need hoopis 3 eraldi toodet, et on midagi kuidas me neist aru saame? Ja, üks tuntud meediaprofessor avaldas mõned päevad tagasi artikli, mille pealkiri oli see, et Telia ja Elisa võiksid oma kaablid üles korjata ja prügikasti visata või midagi sellist. Ja kui selle artikli lahti klikkisid, siis seal sees oligi, et halloo, et televisioon on kolinud juba ammu interneti. Ja ma ise jäin nagu selle peale mõtlema, et televisioon ongi juba ammu internetis, et ta ei ole seal nagu üle kaabli juba pikka aega olnud. Viimased 15 aastat on Telia televisioon olnud internetis. Ja selleks digitelevisiooniks nimetakski tegelikult siis seda sisu või seda nagu edasikandmise formaati, mis sealt tuleb. Ja nüüd need digiboksid ja telefonid ja äpid ja need on kõik lihtsalt siuksed seadmed või meediumid, millega seda sisu kliendini tuuakse. Ja nendes loomulikult toimubki järjepidev areng, et muutuda need järjest kiiremaks, lihtsamaks, mugavamaks, paremaks. Silver, sulle ka sama küsimus, kuidas siis teie nagu Elisa poolt, kus sa näed seda, et mis see on tänapäeval, mida klient ostab, kas ta ostab digiboksi, ostab ta mingid kanaleid, kus ta saab vaadata asju või on see mingi 3 nagu voogedastusteenus, mida te ka ju pakute nüüd, et mis see on see televisioon? No ma ütleks, et meie vaatest ja meie kasutajate klientide vaates, et jutt ei ole niivõrd digiboksist kui meelelahutusteenuse ostmisest. Et see on see peamine ja neid väljundeid võib olla siis väga palju, kuidas kliendid vaatavad, et kas see on ekraanitüübist tulenevalt, on see suur ekraan telekas, kas sealt vaadatakse täna juba äpiga või digiboksiga, on kasutaja enda valik, on need väiksemad ekraanid, nutitelefonid, tahvlid või arvutid või vaadatakse siis tõesti arvuti kaudu ja veebibrauserite läbi, et neid viise on hästi palju ja defineerida tänast TV-d või meelelahutusteenust ainult läbi digiboksi on natukene selle teema vähendamine või väga kitsas vaade. Nõus, aga see on üks lähtekoht ja tegelikult ma tahaks sealt nagu edasi minna, ongi, et Elisa tõi välja hiljuti nüüd oma digiboksi. Me oleme oma saates sellest rääkinud, kuulajad on meile kirjutanud, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi seal. Küsimus ongi, et miks see uus digiboks, miks te välja tõite selle, miks seda vaja on? No me näeme seda, et sellist erinevat tarbimisharjumust on viimastel aastatel väga palju tekkinud. Et jah, inerts on olemas turul, et seda digiboksi jätkuvalt
vajatakse, sellega ollakse mõnes mõttes ka harjutud. See on hästi selline lihtne ja kindel viis, kuidas teenust tarbida ja kuidas ka teenust pakkuda tegelikult. Et see on mõnes mõttes ka selline hästi kontrollitud kanal. Et see on kindlasti Digiboxi eelis. Aga jah, kõrval on tulnud palju muid võimalusi. No Karl, te olete natuke nagu mõnes mõttes selle Digiboxiga kaitsesse surutud, et oli aeg, kui Telia oli esimene Eesti mobiilioperaator, kes ütles, et meie paneme teleri sisse selle Digiboxi. Olid Samsungi telerid ja et ei ole vaja seda sinna, et see kõik on muutunud, kõik on tulevik ja siis selgusid igasugused tehnilised tüütused selle projekti käigus ja nüüd on Telia, vaata, et ainuke, kellel ei ole teleris seda Digiboxi, et kuidagi olukord on pöördunud. Mismoodi sina selle valdkonna juhina vaatad? Et kui me nüüd nädala aja pärast umbes räägiks, et siis juba jälle oleks teleris või see on teil mingi selline pikemaajalisem selline ankurdamine, et ei ole, väga valus oli, et enam ei taha teha telerisse sellist asja? Irooniline muidugi siin see, et tõenäoliselt selle Elioni rakenduse kohta oskaks Silver vist palju paremini ja palju täpsemalt rääkida. No, me võime tema käest küsida. Ma võib-olla praegu ise ka selle kokku võtta, aga jah, kunagi tõesti oli Telia lahendus nii-öelda äpi kujul ja see mure hästi lihtsustatud kujul on see, et see oli IPTV äpp. Ja need äpid, mis täna siis telekasse ehitatakse, on siis taaskord jälle hästi lihtsustatult ja on OTT, ehk siis see tehnoloogia on seal põhimõtteliselt natukene teine. Ja tänu sellele on need asjad arhitektuuriliselt, arenduslikult ja igat muud moodi pidi lihtsalt väga palju lihtsamad ja stabiilsemad ehitada. Ja meie teleka äpp läks sellel nädalal just majasisesesse beta testi, et mul oli õige kõhutunne. Just, et ta jõuab veel tegelikult sellel aastal klientideni ka. Ja samamoodi ka Digiboxi uuendus, mitte see aasta, aga küll järgmise aasta alguses jõuab see ka. Sa mõtled ka uus Digibox või? Sa mõtled uus Digibox, mitte tarkvara uuendus? Täiesti uus Digibox, täiesti uuel platvormil, täiesti uues lahenduses, täiesti uus keskkond. Mis sa selle kohta meile rääkida saad? Kas see on ka a la Androidi box 1000 äppide ja ma ei tea, mängudega ja samasugune? Just, liigumegi üle Androidi peale samamoodi. Ja seda tegelikult ongi see nagu, ja sama, mis Silver ütles, et see on see kõige lihtsam, konkreetsem, stabiilsem formaat seda teenust pakkuda. Klientidel on teatud sihtgrupil siis vähemalt tekkinud ka see harjus ja ootus. Ja nüüd ongi. Ja nüüd, kui me sinna Androidi peale üle lähme, siis saab sinna nii-öelda televisiooni teenusele lisaks integreerida kõik muud Androidi platvormil olevad võimalused. On see siis mingisugune, ma ei tea, nutikamad kodulahendused või mida iganes. Teie jaoks oli see kuidagi iseenesest mõistetav, et me läheme Androidi peale ja ka see plaan on nagu lihtsalt tulla tarbijatele vastu, et nad tahavad, et neil oleks mingi Google'i värk ka seal või on teil mingid suuremad plaanid sellega, et sellest saabki mingisugune suur mingi keskus, et see on täna vist 5%, mida me näeme? See plaan on kindlasti suurem, et Android kindlasti on täna lihtsalt pikas plaanis jätkusuutlikum kui see lahendus, mida me siiani kasutanud oleme, seal on ka jälle palju põhjuseid taga ja kui me vaatame mingi 5 aastat ette, siis tundus see nii-öelda nagu mõistlik switch. Ja tõesti suures plaani pikamas tulevikus on siis tõesti see, et ehitada sinna natukene rohkem neid ökosüsteemi võimalusi ümber, jah. No Silver, teie Digibox tuli just välja, kas teil on nüüd platvorm, ütleme, mis te järgmise 5 aasta jooksul, kuidas te näete, et seda, nagu sa ütlesid, inimesed tahavad elamust tegelikult teenust saada, on ju. Kas see, et on olemas Digibox, on rakendus eri platvormidele, kas sellega on siis nagu valmisolek, et ütleme järgmiste aastate lõikes seda inimesteni tuua võimalikult lihtsalt? No meie puhul uue elamusega oli ka kindlasti valikus oli erinevaid lähenemisi, aga meie otsus oli samamoodi siin mõned aastad tagasi tulla välja Android platvormil pakutavaga. Ja seal on üsna mitu sellist põhjendust, et üks on, et platvormi enda areng, see mida Google läbi Androidi sinna pakub, mis võimalused seal tekivad, mida see Android nii-öelda keskkond tervikuna juba täna võimaldab, et see on üks pool, miks see valituks osutuks. Teine pool, kindlasti kõik Android seadmetega toimub, aga ma tahaks siinkohal veel
eelmise nii-öelda jutu täienduseks öelda, et ega tegelikult see elu nüüd nii lihtne ka ei ole, et on Android ja teeme Android Smart TV äpi näituseks ja kõik mured on kadunud ja jõuame kõikide klientideni, et meil on olemas väga hea, miks see nii ei ole siis? No meil on 2 domineerivat telekate brändi Samsung, LG turul, kellel on oma operatsioonisüsteemid ehk nemad nõuavad enda kohast lähenemist nii-öelda tarkvara ja äpi vaates. Kuidas see turg üldse jaotunud on, et palju meil Eestis Android ja LG-l on Webos ja Samsungil on oma see, mis iganes, Dyson või mis see nimi on. Kuidas see jaotus on? No väga jämedalt võib öelda, et LG ja Samsung omavad üle 80% turuosa kahe peale. Jäme ots on nende käes. Nii et siis see Androidi äpi arendamine ei olegi nagu eriti prioriteetne küsimus, et see peaks viimane olema Eestis vähemasti. Aga no Androidi äpp Smart TV vaates, aga ka nutitelefoni vaates, et need on väga juba sarnased, et tehes üht oled jõudnud teisega ka väga kaugele juba. Just ja tegelikult ka see, et see olukord täna selline on võib-olla ka suuresti see, et noh, näiteks Telial meil ei ole ka võib-olla olnud initsiatiivi seda Androidi telerit varem nii-öelda nagu sinna ette rakendada, et nüüd kui meil enda rakendused ja enda ökosüsteemi sinna tuleb, siis see olukord ka natukene muutub ja eks me enda klientidele siis suudame neid seadmeid natukene teistmoodi pakkuda ka. Olgu, ma arvan, me teeme siia väikse pausi ja siis oleme tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Jätkame Digitundi ja meil on külas Silver Soomre Elisast, Karl-Anton Teliast, räägime digitelevisioonist, olevikust ja tulevikust ja korraks tahan tulla Elisa selle uue digiboksi juurde tagasi, lihtsalt kuulajad kirjutavad, inimestel on mure ja küsimused, et nad vaatavad seda pakutavat ja tahavad enamat, tahavad kasutada näiteks ka Netflixi, kui mul juba siuke ilus uus hokilitter on kodus, Netflixi äppi sinna vist panna praegu peale ei saa või paranda mind Silver, kuidas see seis on? Netflixi meile hetkel ei ole, põhjendus väga lihtne. Netflix hetkel ei näe Eesti turgu nii-öelda oma lokaliseeritud turuna, et ta siin läbi operaatorite sellist äppi või enda äppi võimaldaks. Mida aga näiteks ei saa öelda teiste kohta, et meil on olemas Amazon, meil on olemas Viaplay, et teised Eesti turgu juba nii-öelda äritegemise kohana näevad, et Netflixil on veel mingid omad mõtted. Ma pean üldse ütlema, et mulle kui klientile see, kuna ma olen lihtsalt Elisa klient olnud telepildis kogu aeg ja ma saan aru, et Teliaga mind ootaks sama nagu tulevik ees, et ühest küljest on jube kihvt. Sul on see Android TV box, eks ole, sinna sa võid tõmmata äppe, ta juba veel soovitab või tuleb kaasa sinna mingi hulk on ju. Siis mul on teler, LG, kus on mingid äpid, mida ta soovitab ja puldi peal on mingid nupud. Ja ma avastasin, minu jaoks läks teleri maailm nagu järsku väga keeruliseks. Et mul tegelikult puudub täna ülevaade enam, et mis on kus, mis asjad on mingisuguses kanalis, mis seriaal on kus kohast saadaval, mis ajal, mis seriaal ei ole. Ma ei tea, millised spordivõistlused on millises kanalis, kas see kanal on mulle tellitud. Lapsed tahavad midagi vaadata, mis multikad on kus kohas, kas mul on see kanal tellitud, kas seda saab järel vaadata, kogu aeg on mingid ekraanikesed, et telli ja sul seda ei ole ja ühesõnaga jube segane on see lugu on ju. Ja ma olen täitsa kindel, et ma ei ole ainus ja kui vanaemale seletada, et kuidas üht või teist asja vaadata, siis läheb nagu täitsa käest ära, et me oleme saavutanud sellise üsna suure killustumise sellel turul. Kas tal on mingit nagu lootust ka või on mingit teetähist, mida me ootaksime, et see asi läheks kuidagi nagu paremaks ja lihtsamaks tagasi? Kindlasti seda sisu ja neid valikuid vähemaks ei jää, see on päris kindel, et lähiajal neid ikkagi järjest tuleb juurde. Ja mida me siis Telia kontekstis täna teha üritame on see, et me oleme välja töötanud lahenduse nimega Sisuleidja, mis ongi siis sinu jaoks kõikidest nendest erinevatest teenustest, kanalitest, salvestustest, videofilmidest, laenutustest kokku kureeritud, personaliseeritud keskkond, kus me siis soovitame ja toome välja need asjad, mis just sind või siis nii-öelda seda kasutajat, kes sul kodus seal teleri ekraani taga parajasti on, huvitama kõige rohkem peaks. Silver, mis teie vastus minu igavesele murele on? See mure on täiesti arusaadav ja ma olen nõus, et turg on fragmenteerunud, et neid pakkujaid on nii palju, kus sellist sisu, mida kasutaja vaadata tahab, tuleb ja tekib. Aga me omalt poolt
tegelikult järgime ka sellist superagregatsiooni strateegiat. Ehk me tahame võimalikult palju sisu tuua läbi meie äppide, meie rakenduse, läbi meie digiboksi kasutajani. Ja see tähendab seda, et tänases nii-öelda selles Androidil baseeruval boksil on meil erinevad sisutriibud, kus on meie telekanalitest tulenev sisu, meie enda näituseks voogedastusteenus Hub, meie enda originaalsarjad, äppidest tulenev sisu. Et selle vahel kasutaja saab siis üsna mugavalt täna juba liigelda. Jah, seal tekib see õiguste teema, et kui tal näituseks ei ole Viaplay'd ostetud meie käest, siis ta peab selle ostu sooritama ja nii-öelda Viaplay õigused omandama. Aga me oleme toonud kõik ühte keskkonda võimalikult mugavalt kokku ja eks see töö selles vaates kindlasti jätkub, et seda veelgi nii-öelda sujuvamaks, lihtsamaks, mugavamaks teha. Ma korra küsin vahel, et te mõlemal olete selles, et teenusepakkujana see viimane samm enne vaatajat, et teil on kõige parem võimalus hea agregatsioon teha või et siis leida äriteenuste vahelt. Aga on mul ju õigus, eks, et tegelikult käib ka asi seal, et Telia ehitab Inspirat ja Elisa ehitab Hubi, et on asjad, mis kindlasti ei satu, on ainult ühe teenusepakkuja juures. Ehk siis sisu tegelikult on see, mis peaks eristuma, mitte enam tehnoloogia on nii või? Ja ma olen selle väitega täiesti päri, et nii nagu maailmas, nii on ka Eestis. Sisuga eristutakse, ütleme selline tehnoloogiline eelis, kui selline on ajas kaduv, ja ka UX eelised, kasutusmugavuse eelised, et need kõiki annab teatud aja möödudes nii-öelda järgi teha, kopeerida, aga sisuga eristutakse. Elisa on valinud väga selgelt selle, et me toodame oma originaalseriaale, et jah, läbi selle leida see nurk või nišš, millega kasutajatele korda minna. Just, me on täpselt see nii-öelda nagu sama järeldus, et sisu on see, mis nii-öelda silmapaaride käitumist mõjutab ja me alustasime siis seda sisu nii-öelda või originaal sisu tootmist või klientideni toomist läbi oma telekanali Inspira. Tänaseks on see üle laienenud ka siis Inspira filmiriiuliks. Ehk ta põhimõtteliselt ongi siis nii-öelda nagu keskkond nii kanali kui ka järelvaatamise näol, mis sisaldab enamasti unikaalset asja, mida on võimalik ainult Telia kliendil näha. Kui digiboksides ringi vaadata, siis on igasugused võimalused otsida ja nagu tükeldada seda sisu enda jaoks, eks näite järgi, režissööri järgi, igasugused sellised üleotsimisvõimalused on. Mida teie statistika ütleb, kui palju inimesed neid kasutavad, ehk et mida me täna telerist vaatame, kas me vaatame programmi, kas me vaatame saateid või me vaatame, oleme nagu õppinud kuidagi enda jaoks täitsa teistmoodi liiklema selles maailmas? Siin on natukene see olukord, et see hästi palju sõltub tegelikult sellest, mis tüüpi kliendist me räägime. Et kõik need nii-öelda use case'id või kõik need olukorrad, mida sa praegu just kirjeldasid, et tegelikult nad eksisteerivad, on inimesi, kes vaatavad live-programmi, on inimesi, kes vaatavad konkreetseid saateid, on inimesi, kes vaatavad ainult seda, mida neile soovitatakse, on inimesi, kes otsivad täpselt väga konkreetselt neid asju, mis neile meeldib. Ja siin ongi, et need läheb nagu hästi keeruliseks kõik see asi nii-öelda nagu ühte komplekti kokku panna. Ja eks me siin peamegi nagu mõtlema, et kuna meil on erinevatel tarbijatel erinevad kasutusharjumused, siis vastavalt sellele tuleb ka natukene oma teenuseid kohendada ja seadistada. No meil on ka väga lai kliendibaas, et meil on kõik olemas nii-öelda, aga mida ma ütleks on see, et kui me suurt statistikat vaatame Eesti kohta, siis järelvaatamist on praegu 25% kusagil vaatamismahus, see on üle Eesti tervikuna turg kokku. Et see on see, mida Emor nii-öelda kokku arvutab ja edastab. Et meie vaates ka, et väga erinevad segmendid käituvad väga erinevalt. Ei saa öelda, et lineaartelevisioon on surnud. On väga selge sihtrühm, kes kasutab seda läbi telekava ja vaatab otse live telekanaleid. Teistpidi 10 aastaga circa, mis Eestis on järelvaatamine näiteks võimalik olnud, on täiesti tekkinud need kasutajad, kes vaatavad ainult järgi ja põhimõtteliselt vaatavad järgi
ja nemad ongi kogu selline on-demand vaatamisgrupp, et nad teavad, mida nad vaatavad, nad leiavad selleks endale aja, otsivad need saated, sarjad, filmid välja ja vaatavad, et niivõrd erinevaid inimesi on niivõrd palju, et me ei saa üldistada kahjuks. Mina olen veel seda tüüpi, mina tahaks vaadata lõike. Ma ei taha vaadata ei filme ega saateid, vaid ma tahan näha, et AK-s kõneleti 5G teemal, kui ma teen oma digiboksi lahti. Ja siis ma vaataks selle ära ja siis ma vaataks midagi muud. Ma ei tea, kas selline asi on ka kunagi võimalik? Ja ikka on. See kõik sõltub lihtsalt sellest, et kas me saame kätte nendes programmides oleva metadata või mitte. Ja meie poolt seda nii-öelda sellisel kujul, nagu sa just kirjeldasid, serveerida ei ole probleem, kui selle saate tegijad oskavad meile kaasa anda kohe telekavaga selle, et esimesed 10 minutit on see teema, teine 10 minutit on see teema. Et selles suhtes tehniliselt see ei ole raske asi, mida lahendada, vaid see pigem ongi selles, et kas produtsendid või tootjad ise selle info kaasa panevad ja kas nad oskavad üldse seda kaasa panna. Küsin korra lõpetuseks võib-olla seda mõlemalt teilt, et kardan, et suurt osa meie kuulajad praegu me väga ei kõnetagi, et Ameerikas on need nimed cord cutters ehk siis need, kes loobuvad televisiooniteenusest. Tellivad ainult interneti koju ja saavad sealt kätte kõik ja kui tööl kontoris seal siis veeautomaadi juures räägitakse midagi, siis nad räägivad, mida nad näevad YouTube'is ja mida nad näevad mujalt tasuta ja televisioon kui selline nende jaoks kadunud. Et ausat prognoosi küsin teilt mõlemalt. Kas televisioon kui selline on Eestis nagu kasvav, stabiilne või langev valdkond, kui me mõtleme seda, mis on pärineb kanalitest, pärineb see nii-öelda vana televisioon, alustame siis Karlist. Ja see termin cord cutters, see tegelikult on USA termin, nagu sa just ka ütlesid, ja see kehtib ka tegelikult Ameerika turu kohta. Selle all peetakse seda, et sa lõpetad ära oma kaabel TV tellimuse ja võtad kasutusele mingisuguse internetipõhise lahenduse. Ja peamine põhjus on seal see, et Ameerika turul on täiesti tavapärane, et üks kaabelliitunil maksab $100 kuus. Nüüd Eesti turg on väga teistsugune ja nagu me siin saate alguses ka korra mainisime, et meil pakutakse televisiooni valdavalt ikkagi juba üle interneti, et siin ei olegi otseselt seda koordi, mida ära kattida. Ja järjest rohkem avastan ennast mõtlemas selle üle, et see teenus, mida siin turul pakutakse, mida me pakume, et see tegelikult see televisioon on võib-olla ka natukene nagu aegunud nimetus selle asja kirjeldamiseks. Et kui ka Silver just välja tõi, et praktiliselt 4% inimesi vaatab seda teenust järele, et ta tegelikult on juba praegu mingisugune hübriid. Ja selge on see, et see siuke nagu on demand või järele vaatamine, see osakaal suureneb. Et jah, ja üldiselt ma ise olen täna pigem selle meelelahutuse tarbimise suhtes ja ekraanide lisandumise rikkuse suhtes positiivselt meelestatud. Anname Silverile ka sõna, mis sina arvad lõpetuseks, kas see valdkond kasvab või kaob või on stabiilne? Ma arvan, et ta isegi on väikses kasvus ja mis toimub, et tekib selline hübriidistumine ehk telekanalid asenduvad üha rohkem sellise on-demand sisuga. Võib-olla tuleb juurde ka Hendriku poolt soovitud selline tükeldamine, et sa vaatad spetsiifiliselt mingit väikest lõiku, mis sulle huvi pakub. Ja teistpidi toimub ka hübriidistumine, et telekanalite asemel on juba äpid ja seda sisu tuuakse väga paljudest erinevatest kohtadest kokku. Et siuke korralik sulatusahi hakkab tekkima. Selge, suur tänu teile mõlemad külalised, aitäh kõigile kuulajatele. Digitund ongi tänaseks läbi ja oleme tagasi eetris nädala aja pärast. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.